6. käik. Tere tulemast kuulama 6. käigu järjekordset osa. Oleme siis siin salvestamas seda podcasti siis, kui Soome rallil siis sõidetakse seda esimest kuulsat Harju linnakatset, et loodetavasti seal midagi väga põrutavat ei juhtu. Mina olen siis Christopher Kruto, et täiesti erandkorras siis see nädalavahetus mina siin seda saadet juhin, et varem siis Postimehes vedasin mingit aega Park Fermee podcasti, aga nüüd ma siis olen vahepeal tulnud Delfi meediasse ja kuna sporditoimetusel siis tõesti olümpiaga käed-jalad tööd täis, siis otsite kedagi, kes on vähemalt korra elus ralliautot oma silmaga näinud ja oskaks siin natukene midagi rääkida. Ja minuga koos on muidugi Roland Poom, kes on ralliautosi tunduvalt rohkem oma silmaga näinud ja tegelikult nendega natuke sõitnud. Ja tere minu poolt ka jälle, nagu ikka. No, ma olen saanud elus mõne kilomeetri sõita. Ma ei tea, kui palju kilomeetreid kokku ma ralliautos istunud olen, aga aastates kokku ma tegin debüüdi sportrallis 2012 Viru ralli ja oma sportlaskarjääri ma lõpetasin Poola ERC suvel juunikuus 2021. Nii et ütleme peaaegu 10 aastat. Kes veel ei teadnud? No et igatahes rohkem ralliautos istunud kui mina. Nii palju ma võin seda sulle kohegi praegu kinnitada. Aga lähme siis kõigepealt, või mis kõigepealt, lähme nüüd lõpuks siis ikkagi õige rallijutu peale, et soojaks on siin räägitud küll. Alustame siis selle kuru uudisega, et Gregor Eets, kes tegelikult oleks pidanud siis WRC2 klassis selle Toyota Yaris Rally 2-ga sõitma, ikkagi kahjuks ei sõida, sellepärast et shakedowni siis läbimisel hüppes vigastas selga ja lihtsalt on paratamatus, mis teha, eks tal selle seljaga on siin aastate jooksul muresi olnud ja soovime kiiret paranemist Gregorile ja loodetavasti ikkagi varsti saab mõne ralli kuskil teha, kui soovib. Ja no Gregoril ju, kes ei tea, tegelikult see seljaprobleem on olnud päris pikk probleem juba ja oli siis vist 2021 Otepää talveralli, kui pärast mida siis tuli selline pikem paus, siis äkki isegi terve hooaeg või rohkem. Et selja probleem on olnud, ülikahju. Minu meelest tegelikult just praegu oli ta oli sellises ägedas tõusus joones. Ma loodan, et see muidugi läheb edasi, et see Soome probleem praegu, mis siin on, et ei mõjuta liiga palju ja saab korda, et mingit pikemat pausi sisse ei tule, aga see Estonia, Poola, Estonia ja Läti 3 ralli niimoodi kokkupanek oli tundus selline nagu ülihea talle, et Lätis oli kohati nagu selline kiirus, mida võib-olla oleks oodanud pigem Linnamäelt ja Virveselt, et mõned katsed olid päris üllatavad. Aga ja, Gregor ise, ma just praegu vaatan siin Facebookis, et tund aega tagasi on postitanud, et sadly due to small fraction in my spine we cannot continue, ehk siis selja nii-öelda lülis mingi väike mõra või midagi. Väike mõra, jah, et see shakedowni viimane hüppe ilmselt oli natuke raju. Jah, et tõesti väga-väga selline kurb uudis, aga jah, nagu siin öeldud, et siis loodetavasti Gregoril varsti on juba parem olla ja saab jälle ralliautost istuda. Aga kui vaadata, mis siis veel natukene seal testikatsel juhtus, siis ega tegelikult täna väga midagi ei juhtunud, selles suhtes keegi mingeid suuri avariisi või midagi tehtud. Vähemalt silma endale jäänud, aga Tänak ka suhteliselt see tagasihoidlik, jäi siis lõpuks 7. lappi, siis võttis testikatsel võidu, ehk siis näitas, et Hyundai'ga annab tegelikult sõita küll. Hakkasin ise selle Tänaku 7. koha peale mõtlema, et tegelikult ju siin Tänakul kipub niimoodi olema, et kui ta testikatsel võidab, siis kuidagi rallil hakkab juhtuma. Ja kui ta nagu testikatsel on selline rahulikum, et see oli ka juba siis, kui ta ju Toyotaga seal oli ikka täiesti puutumatu testi jaoks vahepeal, et ega siis oli samamoodi, et ega testikatsetel ta võis tulla seal 4., 5., aga lihtsalt rallil siis keegi enam kätte ei saanud. Et loodame, et nüüd siis Soomes on jälle samamoodi, et testikatsel rahulik, aga ongi seda rohkem püssirohtu jäetud siis katsete jaoks. Ja kusjuures see on äge või huvitav tähelepanek, et ma ise selle peale ei oleks tulnud, aga tõesti tegelikult ju nii on, et Otilt nüüd
3 rallit järjest üli tugevad pühapäevad. Tegelikult ütleme, terve hooaeg on kõvad olnud, aga võtame need kiired rallid, mis nüüd siis Soomega kuigivõrd palju siis sarnased on, on ju. Et rallid on tuksi läinud tegelikult suures pildis, punktisüsteem halastab ja pühapäevad on olnud nii tugevad, et teised on ka nagu pidanud kukalt veits kratsima ja mõtlema, et mis me teeme siin. Et selles mõttes on lahe olnud, et Ott on nüüd mängus sees ja ma arvan, et kui võtta Soome, siis Soomes on kohalikud mehed ja siis on Ott, et teised tegelikult Katsuta ka võib-olla, ütleme, võib kuskil ägedaid katseaegu teha, aga tegelikult seal ju nii-öelda suurt mängu läheb mängima tõenäoliselt Soome mõned poisid, hetkel isegi võib-olla ütleks, et lappi, kui Shakedown nii oli, aga ma ei julge nagu seda ära sõnuda, et ma ise kardan, et lappi võib-olla ikkagi pole parim. Aga ikkagi, et Roompere, lappi, Ott ja kui me hakkame mõtlema, kes siis veel, ma ei tea, Evans oli viimati päris kiire ka Soomes, et igal juhul ma arvan, Soome ralli saab olema ülipõnev. Jaa, ma usun ka, et nagu ikka kipub olema, sellest suhtes on põhjus, miks Soome ralli nii armastatud ralli on, et loodame ikka see aasta selline kõva võistlus sealt tuleb. Nagu sa rääkisid ka, ja siis ju oligi, et Poola ralli eel räägiti tegelikult, et Tänakul on 3 sootsat rallit tulemas, sellised kiired rallid, et et nüüd kui suudab nendel oma tulemus ära teha, et siis on nagu väga suur samm tiitli suunas, aga nagu me rääkisime, siis on juhtunud igasuguseid asju. Eriti kahju oli Poolas, kus täiesti kui sul jookseb kits auto, et põhimõtteliselt reede hommikul esimesel katsel. See on nii paratamatu olukord, sa ei saa mitte midagi teha, kõik juhtub ju nii kiirelt, et aga kuidas sul nagu nüüd Soomeel tunne on, et kas nüüd nagu Ott suudab ikkagi sellise ühe täiskomplekti kokku panna ja siit vähemalt nagu ka ralli kokkuvõttes poodiumile tõusta, et pühapäevad on tugevad olnud, aga nüüd võiks ju tulla selline üks korralik täiskomplekt ka vahelduseks. No peab tulema, ütleme ebaõnne võib natuke pakkuda kõigile, aga nagu lõputult ka seda ei saa pakkuda, et minu meelest on see hooaeg tegelikult üks suur ebaõnnestumine olnud, aga ma räägin, et see on nagu punktitabelit vaadata, see on natuke veider vaade ausalt öeldes, et kui hakata meenutama, mis kõik juhtunud on see aasta tal, et Poola kohta isegi nagu, Poola oli selles mõttes suht keeruline, kuna see kõik jama juhtus kohe ralli alguses, et tegelikult ei saanudki selle välja arvatud pühapäev mingit pilti jätte kiirusest. Läti oli tegelikult nagu halb üllatus selles mõttes, et rääkisin ka Otiga ise seal ja ta ütles, et nagu ei saa hästi ja ei ole auto hea ja ei saagi mugavaks ja keegi tegelikult nagu ei oskagi midagi teha, et seda mugavaks saada, vaid lihtsalt käib kogu aeg nagu pidev proovimine ja siis tuli jälle see pühapäev ja siis jälle sai nagu kõik jäid selja taha. Et see on tegelikult nagu hästi huvitav olukord, kus ikkagi, ma ei taha uskuda, et pühapäeva katsed nüüd iga ralli nagu sellised on, et talle sobivad katsete mõttes, aga kuidagi pühapäevaks ikkagi ta ilmselt võtab kokku ja võib-olla pushib natuke üle 100%, mida muidu tegema ei peaks. Et mingi selline loogika võib-olla seal taga on, ma ei tea, kuidas see muidu nii saab olla, et kõik rallid järjest ainult pühapäevad on head tulemuse mõttes ja reede-laupäev pigem kehvad. Aga jah, mis ma rääkida tahtsin, ma ei mäletagi enam, mis ma rääkida tahtsin. Ühesõnaga, võta üle. Jaa, võtan üle. Lähme siin teemaga edasi, et tõesti, meil on ju tegu siin juba neljapäeva õhtuga pikk selline töönädal peaaegu selja taga, nagu ikka, siis reedel ka juba kipub aju natuke pehme kohati olema ja siis neljapäeva õhtu läheb juba sinna samasse auku. Aga rääkideski sellest, et Otil need ralli esimesed pooled ei ole kõige paremini nüüd läinud, tõesti Lätis ju ei olnud asi nüüd selles, et oleks siis kohe ralli alguses mingi ebaõnne olnud, või lihtsalt kuidagi sellest kiirusest ei puudu, mis oligi nagu, seda oli nagu väga-väga huvitav vaadata. Et mis ju pärast nagu Hyundai poolelt seda infot jagati ka, oli ju see, et ongi, et tegelikult Hyundai on väga kiire kruusal, et seda on näidatud, aga just sellised muutlikud olud on nagu kohad, kus ei suudeta siis seda autot nagu hästi liikuma saada, eriti võrreldes siis Toyotaga. Ja kui ma nüüd siin vaatasin enne salvestust seda ilmaennustust ja see, mis on natuke räägitud ka selle Soome kohta, siis ega see nädalavahetus nüüd Jyväskyläs ka ei ole nagu kõige selles suhtes ideaalsemad ilmaolud, et ei ole täiesti märg, ei ole täiesti kuiv, on täpselt samamoodi, vahepeal tuleb vihma, vahepeal kuivatab. Et kui me räägime sellest, et Hyundai ei ole muutlikes oludes kõige parem, siis loodetavasti nüüd sinna on ikkagi
ütleme niimoodi, et arendused on piiratud, sellega saab mingil määral tegeleda, mitte liiga palju, aga loodame, et äkki siis ikkagi seadetes on leitud nüüd mingi lahendus, et seda olukorda sellistes oludes ka parandada. No eks loota võib, aga kui nagu Oti seda juttu veits nagu mõelda või kui ma rääkisin ka tagasi, siis see nagu ei olnud eriti nagu lootustandev, et ausalt öeldes, kui ta Läti laupäeval vist või mis päev see oli, ütles, et või reede, et keegi ei tea, mida teha, et seda autot tehakse, siis ma ei usu, et see ka täna on muudetud, aga siin on aga ma arvan, et see auto on Soomes parem, sest Soome pinnas on oluliselt parem, kui oli see Läti ja Eestis ja Poolas, et mitte Leedu, Läti, Eesti, Poola on hästi sellised pehmed ja liivased, kus on üks probleem veel, mida me oleme tegelikult maininud varem, ma kohe jõuan sinna, aga siis Soome on ikkagi oluliselt tugevam pinnase peal, me teame, et seal on selline graniitpinnas pigem on tugevat pinda, et rööbas, kui seal tuleb, aga mitte väga sügavat. Et tõenäoliselt ma tahaks arvata, et nendes oludes jälle see auto, see nii-öelda peenhäälestus püsib paremini sõidetavana Oti jaoks kui siin liiva sees. Ja mis see liiva probleem on, kes kui me Lätis kohapeal olime, rääkisime ka seda tegelikult põgusalt mainisime, et piduri probleemid on tihtipeale Hyundai'le ette tulnud ja need probleemid ongi selle pehme pinnase peal, liivase pinnase peal, kus liiv läheb piduri, klotsi ja ketta vahele ja siis hakkab seal jama tegema, et tuleb klotsid ära vahetada ühel hetkel, mida ka Ott tegi. Aga nüüd on need rallid läbi, et see pole enam aktuaalne probleem Soomes. Just, ja Soomega peaks see pluss ka olema, et Hyundai'l juba mõningat aega on see ametlik testiala samuti Soomes, ehk siis see on see pinnas, mille peal siis nad saavad autot piiramatult testida nii palju, kui süda ihkab enam-vähem, et kasvõi kui tahetaks, võidaks ka 365 päeva seal selle autoga ringi paarutada, mida muidu vist ei tehta, sellepärast et see läheks natuke ilmselt liiga kulukaks. Kusjuures äkki sellepärast ongi ka Neville saanud natuke paremaks kiirete rallidel ja äkki seal on mingi loogika taga. Ütleme mõni aasta tagasi, 3 hooaega tagasi, 4, et siis ta oli ikkagi pigem selline äärmiselt halb. Nagu tõeliselt halb oli nendel kiiretel rallidel, et kui ta juba sõitis 6. koha peal, oli juba hea saavutus. Aga ütleme, viimased aastad on ikka päris pigem nagu hea hoog olnud, nii et kiiruse mõttes. Et selles mõttes võib-olla on ka seal mingi aga sees, et on saanud seal testid kõvasti teha. Jah, et eelmine aasta ju Rally Estonia järel, kus ta vist kui ma ei peta 3. Poodiumil kindlasti, jah. Poodiumil oli kindlasti, minu arust oli 3. Võis olla ka teine. Ja teine või 3. Teine või 3, jah. Et seal ju juba räägiti ja ise olin ka koha peal ja rääkisin temaga, et ütles ka, et et väga hea tunne oli autos ja väga hea oli sõita ja mõnus ja et nagu andis endale ka enesekindlust, et et sai sellisel kiirel pinnasel niimoodi hästi. Et oli näha, et oli nagu väga-väga rahul ja siis läks ju Soome, kus ta võttiski selle kindlasti teise koha. Et see ikkagi näitab ka jah, et tõesti, et kiiretel rallidel ja sellisel pinnasel ta tõesti selle sammu edasi tegi. Et kui sa Soomes ikkagi saad palju testida, siis ilmselgelt ühel hetkel ka Soome teed muutuvad sulle mugavamaks. Ja muidugi. Ja tegelikult on see, et nüüd kui Neville'i vaatevinklist rääkida, siis see Soome puhastamine on oluliselt mugavam puhastamine, kui see on Läti või Poola. Läti ja Poola on ikkagi nagu tõesti puhastamise mõttes halvad, aga sellegi poolest ta tegi, ma arvan, halva esitluse nii Lätis kui ka Poolas. Aga siin see puhastamise moment on oluliselt väiksem, et seal ikkagi peab sõitma sellise liiva sees, põhimõtteliselt me ütleme sellise peene kruusa liiva sees seda teed puhastama, siis Soome on ikkagi selline korralik kruus, et seal on nagu mugavam seda teha ja kõva pinnas kuskil all kohe, et ma arvan, seda auto usaldamist, gripi usaldamist saab esimesena startides rohkem kui siin kandis. Just, et meenutame ju seda, oli ju 2022, kui oli väga kõva heitlus Roompere ja Tänaku vahel, eks ju, kus Tänak tegid tõenäoliselt oma karjääri kõige parema ralli. Ma usun, et väga paljud inimesed minuga sellel kohal vastu ei vaidle, sellepärast, et see oli tõesti hämmastav, mida Ott seal korraldas. Aga Rovanpera ju tuli esimesena rajale ja ta ikka näitas suurepärast kiirust, et see näitab täpselt väga hästi ära selle Soome iseloomu, et seal see puhastamine,
et sa kaotad ikka sekundeid, aga mitte nii palju, kui siis tõesti sellise pehmema pinnase peal. Jaa, aga tegelikult nüüd seda arvestades peakski, kui Neville on, ütleme, sõidu poolest ikkagi tiitlimees võiks olla, siis tahaks näha ka, et ta võitleb poodiumi nimel. Ja ma arvan, kõik allapoole poodiumi võitlemine on jälle ebaõnnestumine, et kui sa oled nagu nii tihedas võitluses sees, siis siin ei ole enam ruumi nii-öelda lõdvalt võtmiseks, et ilmselgelt peab olema Otile nii lähedal kui võimalik. Tema vaates peaks olema eespool, aga nii-öelda loogilist pilti vaadest peaks lihtsalt olema võimalikult lähedal, ehk kui Ott ikka läheb võidu peale sõitma, siis Neville peab olema kindlasti poodiumi mees, et oleks poodiumi või nii-öelda tiitlimängus sees. Ja kindlasti teine mees, kes peab näitama suurepärast kiirust Soomes on, keda siin juba jõudsid vahepeal mainida ka, siis Evans, sest ega temal ka see hooaeg, kuigi samamoodi sarnaselt Tänakule, tal neid punkte nagu tuleb ühtlase voona, siis sellised väga säravaid tulemusi tal tegelikult see aasta eriti ette näidata ei olegi, et kuidagi selliselt ühtlaselt püsib seal tiitleheitluses, aga nüüd oleks nagu ka see koht, et näidata, et kui ta tahab nagu tiitli peale sõita ikkagi, et ta on ikka reaalne sõidumees. No jaa, tegelikult ma isegi, ütleme, Evans on selline vend, keda ma ei panna kunagi tähelegi, kas ta tuli ralli lõppu ei tuld või ütleme, siis pühapa õhtuks vaadata, ta oli ka ikkagi lõpus. Et selles mõttes ma ei suuda ausalt öeldes meenutada, mis ta head tulemused on olnud see aasta või eelmine aasta lõpus, aga ma panin ikkagi Shakedowni vaadates tähele, et tal oli 10 katsevõitu viimaselt Soome MM-rallilt. Tundus minu jaoks uskumatu, aga no eelmine aasta ta võttis Soomes 25+5, nii et selles suhtes Ja et selles mõttes ei saa teda maha kanda, kuigi tahaks võib-olla, aga siiski peab arvestama temaga, et kui ta oli eelmine aasta nii kõva, siis tahaks arvata, et ka see aasta on ikkagi tempos ralli sama auto, et miskit muutunud ei ole ju tema jaoks. Nii et tegelikult saab olema ka ma tahaks jälle loota, et Evansi jälgimine saab olema päris põnev, et nii-öelda tiitlimängus ta sees on, ma ei tea, kas ta seda väärt on, aga anname talle veel võimaluse ennast tõestada. Et selles mõttes saab olema huvitav, et tahaks tõesti näha, et kõik mehed, kes on tiitlimängus sees, ka päriselt nagu näitavad oma kiirust ja potentsiaali nüüd. Ja muidugi meil on siin siis need 2 sellist segajat selles kaardipakis või sellist jokkerit, mille Toyota siis toob, on eks ju Rovanperä, kes kindlasti ka Soomes, vahet ei ole, et ta räägib, et see on minu jaoks iga teine ralli, et mul on siin, ma ei ole seda võitu saanud, aga ma ei hakka nüüd selle võidu peale otsa, et ta hakkab selle võidu peale sõitma. Kindlasti. Siin ei ole nagu küsimustki, ta tahab seda, me kõik teame. Ma arvan, et Soome ralli võit on nagu iga rallisõitja unistus, aga kui sa oled veel soomlane, siis see on nagu korda 2 unistus, et see on nagu lihtsalt nagu sa pead selle ära võitma, et seal ei ole isegi küsimust. Et selles mõttes rääkigu, mis ta tahab, ta lihtsalt ilmselt ei taha mingit pinget peale panna, et kui ta seal kogu aeg ära pahmerdanud on ja viimased aastad, siis seal lihtsalt on nagu võib-olla nüüd on Rovanperä see hetk, et okei, et ma ei taha mingit pressure'it endale peale. Just, et muidugi eks natukene seda survet on ikka, ilmselgelt kui see soomlasest maailmameister, kes ei ole Soome rallit võitnud, siis sind ei jäeta enne rahule, kui sa selle Soome ralli ära võidad, sul ei ole midagi teha. Ja tegelikult Ogier ka ikkagi selles suhtes healt stardikohalt tuleb. Näitas ju siin ka Lätis ikkagi head kiirust, miks mitte samamoodi segama tulla, kui auto töötab hästi ja endal on hea tunne sees, et ega ta ei ole ju viimast aastat väga palju nüüd siin neid kiireid kruusaetappe sõitnud, aga kui nüüd Soomest hea tulemus tuleb, siis hakkab uskuma seda juttu, et hakkab tiitli peale sõitma. Jaa, aga see vähemalt kindlustab seda teemat, et oleks ka eelmine aasta seda teinud, sest eelmine aasta tundus asi kohe enne lõppu ikkagi asi nagu reaalsem punkte vaadates. Aga mine tea, muidugi, kui siit selles mõttes jälle ju Lätist ju tuli kõva tulemusega, selles mõttes, et kiirelt rallilt tuli. Soomes on tal ka ikkagi kogemus olemas, aga ma arvan ka, et kui Läti kiiruse ja enesekindluse pealt Soome minna, siis on kõik hästi. Ja et ta tegelikult ongi jälle, sa ütledki, et 2 jokkerit veel sees, et meil on juba umbes 5 mees, kes võiks seal tegelikult võidu peale minna sõitma. Katsuutalt veel mingeid ilusaid tulemusi, kes teab, kui suudab... Ma arvan, et Katsuuta on nagu Katsuuta ikka, et ta suudab mingi 1 päeva ära vormistada seal ilusti. Et ta suudab seal 1 päeva kuskil poodiumi konkurentsis sõita, siis jälle nagu väsib ära. Kas et tuleb väiksem
eksimus või suurem eksimus või kipub olema sellised kuidagi. Või ta ei saa reedel käima ja kaotab juba seal niimoodi, et mingit võimalust enam ei ole, siis laupäeval saab hoo üles, ja siis pühapäeval ütleb ta, et ta läheb sõitma nüüd Power Stage'i punktide peale, siis lõpetab Power Stage'i 6. See on umbes selline asi, mida ta teeb iga ralli. Ja, et Formood vaadates nüüd seda Poole ja Läti tempot, siis keeruline oodata, et ta nüüd Soomes ka midagi väga erilist teeb. Ta on küll teinud väga ilusat hooaega, aga tõesti nende kiiremate rallidega, Aga ma arvan, et peaks andma ka tegelikult veits andeks, et jälle me saame võrrelda teda Martin Sesksiga Lätis, aga ei ole mõtet liiga palju võrrelda, et Martins tegi ülihea ralli, ta kasutas oma eelist ära, aga Formeau ikkagi läks võõrale rallile peale, esimest korda startis ja ma ütleks, et ta jäi ikkagi Fordi kiiruse pärast suht kaugele, et tal ei olnud nagu ühtegi muud eelist, siis ma arvan, et kas Soome saab tegelikult tal on probleem tema jaoks ja Fordide jaoks, Munsteril kindlasti on ka lihtsalt, et ta ei saa veel selle ralli ühega hästi nii kiirete rallidel hakkama. Aga Formeau jaoks, kes võiks saada, siis tema jaoks on, ma arvan, probleem ikkagi Ford. Et Fordi lõppkiirus on teatavasti juba oluliselt kehvem. Mootori jõu vahekorrad Hyundai ja Toyotaga on ikkagi nagu, ütleme, keerulised. Et selles mõttes me peame need kiired rallid talle andeks andma, et seal, kus on aeglasemad rallid, ta kindlasti suudab jälle, mis siin veel tulemus on, et ta suudab kompenseerida seda sõiduga. Jah, et meenutame ju Tänak ka ju ikkagi eelmine aasta ütles, et selle autoga maailmameistriks ei ole võimalik tulla, et see lihtsalt liiga palju asju on puudu. No me mäletame, eelmine aasta oli ju kohutav. Jah, et selles suhtes paar sähvatust oli, aga tõesti oli ju näha, et ikka selle autoga oli probleeme just sellega, et seda kiirust ei jagunud. Kuigi tõesti, Formeau võib-olla on natukene paremini selle Pumaga hakkama saanud. Selles suhtes, kui me võtame Formeau taset ja Pumat, aga samas Formeau osales ka ju Puma arendustöös, ehk siis see on ka kõik ju loogiline, et see auto on natukene tema käe järgi ka sündinud. Seda kindlasti ka, aga teisalt ka seda ma arvan, et Formeau'l ei ole mingit survet selles mõttes peale, et kui Ott läks sinna, siis ju kõik hakkasid ootama kohe, et M-Sport võttis nagu, ma ei tea, Malcolm Wilson võttis kodulaenu ka veel, et Otile palka maksta, ja siis nagu ilmselgelt Ott nagu tundis, ma arvan, ka mingit survet, et nüüd tuleb tulemusi tuua, aga auto ei luba tulemusi tuua, siis hakkad üle oma varju sõitma, mida see auto lubaks. Siis hakkab juhtuma ja see juhtuski kogu aeg. Formeau puhul on olukord lihtsam. Malcolm Wilson sai oma kodulaenu tagasi makstud ja Formeau'le palka maksma ei pea. Ja sealt selles mõttes ka mingit pressure'it pole, et kui ongi näiteks on Läti või Soome ralli, sa tead, et sa ei suuda tõenäoliselt siin poodiumi peale sõita, siis sa sõidadki oma 5. koha peale, ongi fine, sest keegi ei oota ka nagu väga tegelikult. Et ma arvan, Formeau poolt lihtsalt nagu jälle tuuagi see olla best of the rest, tuua pärast Toyotas ja Hyundai see auto ära, aga auto kindlasti lõpuni ära tuua kindlad punktid ja ma arvan, et nagu tüübil on tulevik on helge. Jaa, et tõesti, kui tal see, kas see oli siis 2022, eks ju, kus tal päris selline keeruline aasta oli, et siis ju mõned inimesed hakkasid teda maha kandma, aga tõesti väga nagu eeskujulikult on näidanud, et see, et sul tuleb üks keeruline aasta ei tähenda, et nüüd sind kohe tuleks maha kanda, sellepärast, et astus sammu tagasi, kogus ennast ja nüüd tõesti väga ilus hooaeg ikkagi temalt. Tundub, et see on mingisugune rallimeeste sündroom, et korra saad suurde autosse, siis tuleb tagasi tuua, maha rahuneda ja või siis võib uuesti edasi sõita, et ma ei tea, kuidagi nii on. Või siis oled Kalle Rompera, keda üldse ei koti, istub alguses siis WRC autosse, nagu see veel toona oli, nüüd siis eks ju ralli 1, et aga jah, et tuled sinna kõrgemasse klassi ja hakkad kohe päris stabiilselt sõitma, esimesel hooajal natuke ka väristas vahepeal paaril rallil, aga suures plaanis ikkagi tegi väga tugeva avahooaja, mis oli ju veel see koroona hooaeg, ehk siis nagu eriti nagu keeruline see autoga vähem sõita ja testida ja siis nüüd on juba maailmameister, kahekordne maailmameister. Ma arvan, et täna ei saa keegi kahelda selle tüübi võimetes, et kui tuleb 0 ettevalmistusega, istub autosse ja võtab võite, siis See on uskubatu, jah. Et ta on igat tiitlit väärt.
Just, et ta on tõesti selline näha selline kuskil katseklaasis aretatud rallisõitja. Ja reaalselt ongi lahe, Roompere puhul ongi lahe see, et ta nagu lihtsalt elab nagu autodes. Et ta on nagu nii autoinimene. Kui ta WRC autos istus, siis ta istub mingis muus autos või istub sikli selles. Ma just nägin, et pani rinkad kuskil sikliga nüüd. Et no ebareaalne, aga lahe, väga äge. Just, et tal jah, see tõesti selline bensiin voolab veres. Aga ma arvan, et siin selle kõrgema klassi juures me oleme tükk aega peatunud, lähme siin natukene edasi, vaatame sammuka allapoole. Saate alguses natukene WRC2 puudutasime, aga siis sellise kurva uudisega, et Gregor siis kahjuks ei saa osaleda ikkagi Soome rallil. Aga meil on WRC2-s sellest hoolimata 2 meest ikka, Robert Virves, Georg Linnamäe, kes mõlemad see hooaeg on näidanud natuke paremaid tulemusi, natuke halvemaid tulemusi, aga üldkokkuvõttes ilmselt mõlemad ikkagi väga-väga suurte lootustega siin nüüd Soome rallile vastu lähevad. Ja, nii on selles mõttes, et ma arvan, et pärast Estoniat on nagu päris põnev näha, et mis seal mehed tegema hakkavad. Soome rallil kogemust, ma peast ei mäletagi, ma arvan, et äkki Linnamäe on ikkagi rohkem sõitnud või? Jaa, kus juures räägime ja ma vaatan selle kohe siin üle. Ühesõnaga, see saab olema päris äge igal juhul. Praegu Shakedowni vaadates, siis mehed on ka suht võrdsed. Linnamäe sõitis välja Ralli 2 arvestuses 5. aeg 2.25,2. Virves sõitis 9. aga aeg on väga sarnane, 2.25,7, nii et 0,5 sekundit katsepikkus oli 4,12 kilomeetrit. Väga-väga tihe andmine on siin tegelikult, ütleme, top 10 on kõik ikka väga tihedalt ühes augus. Vaatan 4. kuni 10. on põhimõtteliselt ühes sekundis, nii et väga-väga võrdsed tulid, nii et väga-väga äge saab see olema. Ma hoian väga eelkõige kindlasti praegu Virvesele pöialt, sest see Soome ralli kukkus teil ikkagi sülle pärast Poolat, nii et loodame, et ta vormistab ka selle ära, et jubedalt tahaks seda ikkagi veel see aasta näha kuskil sõitmas ja ma arvan ka, kui siit Soomest hea tulemus ära vormistada võib-olla, loodame, et äkki hakkavad jälle asjad juhtuma. Jaa, tõesti, Virvesed on ikkagi aastaid siin Eestis räägitud kui järgmisest suurest lootusest ja noorte klassidest ta juba näitas väga head kiirust ja muidugi see junior WRC tiitel, eks ju, 2022, see oli väga-väga äge, et ta selle suutis ära vormistada. Ja ikkagi, milliste sõitudega? Eriti see Rally Estonia siis tol aastal, kus ta siis, mis ta võttis 17 katsevõitu vist, mis see oli ikka segane on isegi liiga pehmelt öeldust. Sõge, jah. Et võttis Ožeelt rekordi ära ja puha, aga jah, eks tal selle rahastusega ikkagi probleeme on, et kahjuks tõesti ei ole seda, et oleks tal kuskil sellised rahapajad kuskil seal Saaremaal kodus, et võtab sealt jälle paarsada tuhat ja läheb sõitma ja siis jälle paarsada tuhat, et ta ikkagi väga palju sponsorite armust elab ja me teame väga hästi, kui selline suur heategevus Eestis ikkagi see sponsorlus on. No ütleme, et nii see peakski olema tegelikult, et sa sõidad sponsorite rahadega, et kui sa teed tippsporti, et ma ei näe ühtki põhjust, miks peaks WRC2 mees sõitma maailma tipptasemel, sõita maailma tippkiirusega seal maailma meistritega koos ja maksma seda kogu lugu ise kinni, et see ei ole kuidagi loogiline, nii et selles mõttes nad ajavad õiget asja. Aga lihtsalt vahepeal oleks vaja natukene rohkem seda sponsorite raha. Kahjuks see number on lihtsalt natuke liiga väike, mis sealt tuleb, et ilmselgelt nagu vaatame seda kogu summat, see summa on väga suur, aga kahjuks selles maailmas, ka mina tegelikult lõpetasin sellepärast, et mul oli mingi number oli olemas seal, millega sõita, aga sellega nagu midagi suurt ära ei teini, et siis tuli lihtsalt otsus vastu võtta, et ma ei tea, tehke heategevus selle rahaga pigem, kui me seda põletame siin, aga ta on ülitubli. Jah, saandke Robertile. Et väga tubli igal juhul, et ta nagu see, mis on, et nende võimalustega on tegelikult teinud kogu töö ära, mis on vaja teha olnud. Et selles mõttes ma tahangi öelda, et kui ta selle Soome ka ära veel suudab vormistada, ei taha üldse pingeid peale panna. Aga kui ta selle Soome ka ära vormistab veel, siis ma ei tea. Peab kedagi paluma, et tulge appina. Ma mõtlen, Eestis pole mõtet paluda kedagi juurde. Need, kes on väga tubli sponsorid, aga mingit meeskonda oleks vaja võib-olla, kes kuidagi tuleks ka.
jah, tõesti see, eks see ole väga-väga suur probleem siin Eestis lihtsalt, mitte ka ainult rallis, ka palju nagu sellistel soodsamatel spordialadel, mis siis on enam-vähem kõik peale mootorispordi. Et ega ikka on raske. Aga ma siin, kui hakkasin vaatama, siis kes palju sõitud on, siis praegu nagu jäi silma, et Linnamäel on 2 Soome rallit all ja Virvesel on siis 1. Et eelmine aasta ikkagi ta seal tegi debüüdi. Kui ma hakkan meenutama jutte, siis just tõesti jah, nii oligi, et ta on küll Soomes sõitnud, aga mitte siis sellel Soome MM-rallil. Siis pigem ikkagi võrdse pulga peal, et see kardan millegipärast, et ka Linnamäel on seal mingisugune katkestamine kumbki neist rallidest, nii et selles mõttes ma arvan, et jah, nad on ikkagi üpriski võrdse pulga peal, nii et see saab olemagi just äge võrdlus, kumb mees jääb peale, sest no Eesti lahing oli üle pika aja nagu üks ägedamaid lahinguid, ma arvan, mis siin toimunud on. Me võime ka võtta selle nii-öelda WRC karusselli sisse, et see oli nagu võrdväärne lahing, mis siin headel aegadel või headel rallidel toimunud on, et see oli tõesti lahe, nii et ma loodan, et see võitlus jätkub ka siin ja et see võitlus võiks olla vähemalt WRC 2 poodiumi koha peale, nende 2 mehe vahel. Jaa, ma loodan ka, et taoline võitlus meid siin ees ootamas on, sest kuigi jah, üle mitme aasta siis jäi endal Rally Estonial see aasta käimata, lihtsalt ei mahtunud kuidagi graafikusse. Aga ikkagi selline kuskil telefoni ees või arvuti ees või kuskil ikka sai päris palju seal nädalavahetusel aega veedetud, et kaasa elatud, sest tõesti väga raju võistlus oli. Aga kui ma nüüd siin oma märkmeid veel üle vaatasin, siis ma avastasin ka selle, et me tegelikult tunnustasime ühe mehe täitsa ära. Sami Pajari. Ma tahtsin just öelda, et kui me ära räägime, et kord meile Samist rääkimata. Et vähemalt siin, nagu me rääkisime, et mõlemad juba natukene sellised pehmed on siin neljapäeva õhtul. Kell on juba 8 saamas. Jaa, aga õnneks tuli ikkagi Sami ka veel meelde. Ehk siis teagi, mida ta toodate, et ega tulemuse mõttes ei taha talle nagu sellist tulemuse eesmärki panna, et ikkagi Rally 1 debüüt, see on selline auto õppimine, et küll tuttavatel teedel, tuttavates oludes, aga pigem ikkagi võib-olla selliseid stabiilset sõitu, mõned head katsajad, pigem siis kuskil seal laupäeval, pühapäeval võib-olla, kui juba on autoga natukene kohanenud, võib-olla kuskil laupäeva õhtustel katsetel võib-olla kiiremad mehed natukene tõstavad seda jalga üles, et mingid tulemused on äkki selgemaid ja siis nagu õnnestub. Kui sellised katsevõidu juba ära võtaks, see oleks väga-väga suur kordaminek tal. Jaa, mulle meeldis Dirtfishi selline noorte sõitjate siis arutelu, mingi artikkel oli, kus võetigi Martinsi ja võrreldi, et mida siis nüüd Sami võiks teha, et siis tegelikult hästi halb on neid kahte võrrelda, et Martinsil oli koduväljaku eelis väga suur ja just seetõttu, et teiselt poolt seal sõitnud. Siis Samil võib olla koduväljaku eelis, aga teised on veel rohkem sõit seal kui tema. Nii et tegelikult seda koduväljaku eelist tegelikult selles mõttes ei ole. Teised on sõitnud kordades rohkem. Teine asi minu jaoks on ikkagi Lätit oluliselt riskivabam sõita, et sa saad neid riske rohkem võtta seal kui Soomes. Soomes hakkab kohe juhtuma. Väga sügavad eurograavid ja puud tahavad tulla hästi lähedale selle loo pealt. Meenutame seda, kui Oliver Solberg Rally 1-ga esimeses kurvis üle katuse ja nädalavahetus läbi. Täpselt, et kohe, kui eksid, on ralli läbi. Et siis Lätis on nagu, seal on ka puid ja metsa vahel sõitmist, aga seal ikkagi on sellist nagu Eesti moodi põldude vahel sõitu ka, on ju. Et selles mõttes hästi raske hinnata ja ma olen üpriski veendunud, et Sami Pajari ei suuda teha midagi sellist, mida tegi Martins Sesk näiteks Poolas. Lõpptulemuse mõttes võib-olla küll, aga et sellist põhimõtteliselt katsel teine aega, ma ei tea, 0,1 ei puudu vist katsevõidust Poolas. Et ma kardan, et mingit sellist suurt asja ei tule, sest seal ees on nagu päriselt 5 mees, kes lähevad nagu võidu peale sõitma ja nendest 3 tiiti peale sõitma. Võib-olla 4. Võib-olla 4, et see on nagu Samil keeruline olukord, kus olla, aga selles mõttes tore on see, et ka Jari-Mati Lattul ütles, et kõik teadvustavad seda ja keegi ei oota midagi sellist, et mida tegi Martins Lätis, et mingit pressure'it pole, aga tal võib-olla endal isiklikult on natukene ebamugav võib-olla siin sõita niimoodi, et ma ei tea, parim katseaeg on seal 5-6 on ju ja Martins siin paar nädalat tagasi
tagasi võitis 2 katsevõitu järjest ja sõitis poodiumi peale, et võib-olla niimoodi isiklikult on natuke raske sportlasena seda vastu võtta. Jah, kui nüüd siin juba Latvalat mainisid, siis mainime ka ära selle, et Latvala ju sõidab ise ka rallit ja Soomes jälle. Küll siis mitte ralli 1 autoga seekord, vaid ralli 2 autoga, aga äge ikkagi, selles suhtes, et selline mängiv peatreener. Ja mulle meeldis see, kui ta pani selle postituse Instagrami pikk jutt, seal rääkis kaamera ees, et miks ta seda teeb ja siis ta ütles, et ta läheb autot arendama ja ta läheb infot kogu aeg, mis mul arvasin, et ärka ajaga jamana. Sa lihtsalt tahad minna sõitma ja pole mõtet sellist sousti ajada. Aga tore, et Toyota lubab ikkagi seda, et see meeskonna boss tihti peale nagu seal kohapeal üldse ei ole ja sõidab rallit minu meelest enamus hooajast, kui rallit toimuvad, oma historic-rallisi sõidab ja siis nüüd sõidab WRC2 arvestus. Ma ei tea, mitu rallit üldse kohal on see aasta olnud. Jaa, et eks muidugi ongi selles suhtes, et ta on küll tiimipealik, aga rallidel ju see selline otsustaja on ju Kai Lindström ikkagi, kes siis on alati kohal ja siis kellel on ikkagi see lõppsõna strateegia osas. No ma saan aru kõik, et isegi kui oli vaja helistada Kalle Roomperale, siis Kai Lindström helistas, et kuule, et lennuki peal on vaja astuda paari tunni pärast. Et ma ei tea, kus Latvala oli, võib-olla Latvala jäi kuskil kohvi samal ajal, sest ta ei teadnud, mis olukordki on. Põristas oma selikaga kuskil metsa vahel ja siis pärast uudistest vaatas, et oi, mis Ožeega juhtus, oi, kus nüüd Kalle läheb. Ei, aga üldse mitte paha pärast, mul on hea meel, et ta seal on, sest ta on äge kuju ja ma ikkagi alati räägin, et ükskord käisime vetsus koos pissuaaride ees ja tüüp ütles, et kuule, sul oli see 2015 hooaeg, võtsid ju selle tiitli seal, et Eestis, et päris hea hooaeg oli, aasta oli 2019, et ta teab, ta elab ja hingab rallist samamoodi nagu Kalle Roompere, et ta on äge mees, nii et las kütab. Jaa, et kui siin nüüd natukene hinnata veel siis WRC2 võistlevate eestlaste konkurentsi, siis ega see on ikkagi kuigi Sami Pajarit ei ole, kes muidu oleks ka üks võidu pretendente WRC2, siis ega dominants ikka, muidugi on Oliver Solberg, eks ju, Nikolai Gräzin, kes tegelikult kiiretel rallidel või Nikolai Gräzin mees, keda TV3 ülekannetes väga mainida ei taheta. Teda ei mainitagi, et temast ei räägita tema sõidu ajal. Mees, keda Kalev Kluusi jaoks ei eksisteeri. aga ei pane pahaks jälle. Jaa, ei, see ei ole pahaga, see on kõik väga mõistetavatel ja arusaadavatel põhjustel, aga mainida ära sellepärast, et eks ta kiiretel rallidel ikkagi head tempot suudab näidata, kuigi see võib ka tähendada seda, et ta on varsti kraavis. Aga kes seal veel on, kas Greensmith, Pierre-Louis Loubet, Emil Lindholm, Teemu Suninen, nimesi, kes nagu ka ikkagi kõrgetele kohtadele võivad sõita. Kusjuures neid nimesi on palju, aga ma praegu vaatan, Shakedownil on nagu väga kehvasi aega sõitnud, nagu ka Teemu Asu on 22. aeg, kes on nagu kiire mees tegelikult. Mikko Heikile, 17. aeg. Jan Solans, junior WRC 7 koos poodiumil oli, või võitis isegi, ei võitnud, teine oli. 15. aeg, 2 etappi võitud WRC 2 see aasta. Roope Korhonen, ka minu meelest kuskil äkki oli poodiumi mees juba või kuskil poodiumi kanti sõitis. Kiire soomlane iga 13. aeg aina. Kas Greensmith 11, Lube 12. See nagu tegelikult on natuke veider ausalt, kui nii öelda. Üks asi veel, mis on veider, on Emil Lindholm Shakedowni teine aeg. See Hyundai on paras kärakas ja ta pole see hooaeg sellega minu meelest poodiumi lähedasi aegagi sõitnud. Et selles mõttes Shakedownilt päris tubli hoog. Ma arvan, kui see oleks mõni muu auto istumise all, siis oleks see kindlasti number 1 olnud. Jaa, jõudes siin entry-listi või siis sellise stardinimekirja lõpusuunas, siis ühe eestlase tegelikult leiame veel, see on JWRC-s sõitev Romet Jürgenson. Ja väga palju ei ole vaja öelda, ta on tegelikult olnud kõige kiirem sõitja JWRC-s tänavu. Et seal nagu väga suurt küsimust ei ole tegelikult. Ja ka punktiarvestuses ta suhteliselt kindlalt seal ees hetkel on, et kui Soomes õnnestub auto täiel hoida ja oma tempos sõita, siis ei näe, et üldse keegi talle vastu seal võiks saada. Ega ei näe, selles mõttes. Nüüd on nagu kahe otsaga asi tegelikult, mis minu eest Rometi karjääris ees hakkab ootama. Ma ütleks, et peale Soomet vaatame uuesti üle, aga ma ütleks, et tegelikult on nagu Rometi tiitel üpriski kindel, et ta selle tiiti ära võtab.
mis edasi saab. Ma arvan, et see junior WRC-s on nagu sõidetud sellise üpriski leebe konkurentsiga. Ehk võib-olla see on natuke kergesti kätte tuld MM-rallidel. Jälle, pole tema teha, ei saa pahaks panna. Aga edasi läheb ju tegelikult asi raskeks, sest nüüd tuleb teha see step up. Nüüd tuleb hakata WRC2-ga sõitma. Ja seal on konkurents väga-väga karm. Ja seda tuleb hakata tegema Fordiga, mis on väga suur probleem. Kuigi see natuke on asi paremaks läinud nüüd, kui vaadata, kuidas see eelmine hooaeg lõpuks ikkagi Formeau selle... aga Formeau on ikkagi WRC poodiumi mees. Jaa, aga ütleme niimoodi, et võrreldes sellega, mis see tema tempo oli hooaja alguses ja hooaja lõpus, et natukene ikkagi see metallikärakas saadi veerema ka. Midagi on nagu ikkagi tehtud, jah. Aga jah, see ei ole Toyota ega Škoda. Täpselt, see läheb raskeks. Tõenäoliselt, mis parim lugu on see, et tal on see Star Driveri programm seisab selja taga järgmised mitu hooaega veel. Ehk siis järgmine aasta elatakse lihtsalt üle, kogutakse kilomeetrid ja siis võetakse normaalne auto 2026 hooajaks ja siis saab hakata nagu natuke sõitma ka. Et loodame, et see ikkagi kogu see programm kestab ja ta saab ikkagi lõpuks mõistliku autoga sõitma, aga see ma kardan natuke seda järgmist hooaega. Jaa, ega kui me meenutame näiteks Robert Virves eelmist hooaega, no see ikkagi läks ka üle kivide ja kändude ja nüüd, kui paremate autodega sõitma saab, siis on ikka väga hästi läinud ja mida on tore vaadata, sellepärast, et kõrval istub mu väga hea sõber Alex Lesk, kellele ma siis saadan ka terviseid, endine kolleeg ja igasugust pulli koos tehtud, et loodetavasti siis läheb neil ka hästi. Aga muidugi loodame alati, et kõikidel eestlastel läheb hästi, aga võib-olla siin saate lõppu paar suuremat ralli uudist tuleks ka ikkagi kiirelt läbi käia. Võtta ma korraks veel segan. Junior WRC, just kui me praegu räägime, siis on täpselt õige aeg ära rääkida, et Harju Katse on lõpetatud Junior WRC Metsel, kes siis esimene startisid ja Roomet Jürgenson on esimene. Suurepärane, väga head uudised Soomest tulemas. Katsevõidu punkt võetud. Just, see tähendab tõesti, et 1 punkt on kirjas, 0,6 sekundit siis eelmisest kiirem oli. Sellise 3,48 kilomeetrit katse kohta see linnakatse nikerdamine ka väga hea tulemus. Muidugi. Et annab nädalavahetuseks ainult lootust. Aga jah, mis siis kõige suurem siin uudis on 2 ralli vahel, on siis ikkagi see, et järgmise aasta MM-kalendar kinnitati ära, et vuristan siin kiirelt ette ka. Monte Carlo, Rootsi, Keenia, Kanaarid, Portugal, Sardiinia, Kreeka, Eesti, Soome, Paraguay, Tšiili, Kesk-Euroopa, Jaapan ja siis kroonjuvel, legendaarne Saudi Araabia ralli, kus ma siis võtsin EWRC-st lahti ka siis millalgi, et palju siis seal Saudi Araabias siis rallit on sõidetud. EWRC andmebaasis oli täpselt 1 ralli, mida on sõidetud aastatel 2008 ja 2010, milleks on siis Sharjah ralli. Ma loodan, et ma hääldasin enam-vähem õigesti, aga tõesti, see on ikka selles suhtes, et MM-sarja minek Lähis-Idasse, ma ei ole selle vastu, sellepärast, et Lähis-Idas tegelikult on ka kohti, kus nagu sõidetakse rohkem rallit, et Kataris on ikkagi iga aasta seda Katari rallit sõidetud, no Jordaanias on meil ju täitsa MM-etapid olnud varem, eks ju, et selles suhtes... Karl Kruuda isegi poodiumi võtnud minust Jordaania junior WRC-s. Just, peaks selline asi olema küll tõesti, et lihtsalt, et neid kohti, kus sõita nagu on, aga valiti ikkagi see koht, kus nagu üldse ei ole sõidetud. Aga ütleme niimoodi, et siin on tõesti väga-väga suur müsteerium. Miks Saudi Araabia küll endale ralli sai, see kohe kindlasti ei või olla seotud naftadollaritega. No muidugi, ma arvan, et seal isegi ei üritata varjata seda. Aga minust on ka huvitav USA teema, et USAs on ju ka kohti, kus rallit sõidetakse, kus ralli on populaarne ikkagi kuigivõrd. Et kohalik meistrisari, ma arvan, kui Ken Block sõitis seda Hyundai WRC autoga viimati, ma ei tea, 2 hooaega, 3 hooaega tagasi. Et ma arvan, et see oli ikkagi küllaltki populaarne ja seal on ka see Subaru nii-öelda tehase tiim. Aga siis nagu mindi kuhugi, kus tehti see nii-öelda prooviralli, kus võistles 4 autot, et
tundub nagu kuidagi... Ilmselt ei läinud kõige paremini, sellepärast, et muudkui see asi lükkub edasi, räägitakse iga aasta sellest uuest järgmine aasta vist peaks toimuma nii-öelda promotional event, mis on nagu päris veerts promotional event, aga no te ei saa 4 autoga korraldada. No seal on vaja ikkagi piirkond, kus ikkagi nagu mingi huvi selle spordi vast on. Kuidagi, jah. See on huvitav jah, et nagu Saudi Araabias saab nagu ralli ära korraldatud, aga USAs, mis on nagu, selles suhtes tegelikult USA-s jah tõesti seda rallikultuuri on, seal sõidetakse erinevates kohtades, seal on väga-väga erinevaid tingimusi, tegelikult seal saaks sisuliselt terve MM-hooaja tegelikult maha sõita, kui tahta, seal saaks asfaldirallisi, karmekruusarallisi, kiiremad talverallit, kuskil selliseid metsavahelisi mingeid, kes on näiteks mänginud mingit Dirt 2 või midagi, siis USA ralli, ma ei mäleta, mis piirkonnas see päriselt oli, aga see on ju päris teede põhjal tehtud, väga ägedad katsed. Michigan. Ja kuskil seal kandis, väga ägedad katsed, kui sellised katsed ajaks MM-sarjast, need on täiesti väärilised. Ma olen näinud ka see piirkond, millest siis räägiti, mis mul ka praegu meelde ei tule, kus siis nagu see prooviralli oli ja ma vaatasin sealt nagu mingeid selliseid onboard'e ja ka väga ägedad katsed, väga ägedad teed. Aga lihtsalt seda rallit nagu ei korraldata ära. Aga vähemalt selles suhtes järgmine aasta on ikkagi äge on näiteks see, et on Kanaaride ralli, mis on ilmselt üks maailma ilusamaid rallisi kindlasti oma vaadete poolest. See on ikka väga... Ütleme, minu teine kodu, nii et ma kindlasti pean nõustuma, et Kanaarid on maailma kõige ilusam koht või võrdväärne Eestiga vähemalt. Ja see on üli lahe, et see seal on, aga seda on kohutavalt igav vaadata online'ist. Kohutavalt igav vaadata. Ta on ju see ehtne asfaldiralli ja tõesti seal... See on sama, mis sa vaatad 24 tundi ülekannet F1-na. Ja F1 sa jaksad vaadata see 1,5 tundi ära. See Le Mansi 24 tunni... 24 tundi umbes enam-vähem on nii-öelda live ülekanded MM-etappi jooksul, siis vaatana. Ei jaksa. Jaa, et see on jah. Aga ütleme niimoodi, et selline tore vaheldus ikkagi kalendrisse, et miks mitte? Tead, mis tegelikult MM-i juures on lahe või? Minust ongi lahe see, et näidatakse uusi kohti võib-olla, kus muu maailm väga tihti ei satu, ega meil on ka ju Sardiinia või Korsika või nüüd ongi Kanaaridel ikka satuvad inimesed täiesti, või vähemalt meie kandi inimesed on, see on ainuke koht Euroopas, kus on soe talvel. Aga ikkagi võtad Sardiinia või Korsika, see ei ole su esimene reisi sihtkoha valik tegelikult. Ja nagu kui sellistesse väikestesse kohtadesse viiakse seda etappi, siis see on lahe, et näidatakse maailmale ka mingit huvitavaid kohti Euroopas, et selles mõttes on tore, et ka Kanaaridele see viiakse ja peale Euroopa turistide ka ikkagi nähakse seda kohta. Jaa, Tšili ralliga oli ka näiteks eelmine aasta oli täpselt samamoodi, ma vaatasin seda Tšili rallit ja ma vaatasin, et vapsi mis vaatad, et nagu see nagu ikka karp jäi korralikult lahti vahepeal, et nüüd on ikkagi Tšili on nagu mul lisatud kuskile märkmikust, et kohad, kus tuleb elu jooksul ära käia. Ja teine asi minust on Keenia, sa ikkagi iga kord vaatad täiesti sürrkoht, et tahaks minna sinna. Ja see on samamoodi väga äge ja nüüd see aasta saab siis näha Paraguayd. Ja jällegi, mul pole õrna aimugi, mis Paraguay väljagi näeb ausalt öeldes, et eks me siis näe. Ma tean jah, et jalgpalli nad ikkagi vahel mängivad, mõni hea mängija on sealt kohati tulnud. Ilmselt toimub seal natukene midagi muud ka. Kindlasti on seal olnud mõni riigipõõre, võttes arvestada, kui on Lõuna-Ameerika riigiga, eks seal neid omajagu toimunud on. Kindlasti on kuritegevust palju. Jah, kusjuures ei tea, mõni riik on turvalisem ka, eks ju, aga tõesti. Ma ei tea nendest riikist midagi. Aga täpselt selline, nagu me rääkisime, jälle uus koht, mida saab siis õppida tänu MM-rallidele. Aga jah, Saudi Araabia, mis seal ikka vaadata, liivatüünid ja kuskile ilmselt... Me rääkisime Lätis, et need tahtsid ju teha mingid hübriidrallit põhimõtteliselt, et sõidaks nagu põhimõtteliselt Dakari ka. Ei saa öelda, et kuulge, come on, et autode clearance on nii madal, et me ei sõida Dakari autodega rallit, et need jäävad stardis juba kinni, kui me lähme kõrpesse. Need kaevad ennast kohe sisse sinna. Siis need said aru, et okei, ei peolegi Dakari autod, et teil on mingid ralliautod. Dakari autod on ju ka nagu ralliautod. Lihtsalt pool korda madalamad. Jah, et need on ikkagi väga teistsugused autod, et eks selle näha, mis need araablased seal välja mõtlevad, raha on neil palju ja
midagi tarka nad sellega peale ei oska hakata või selles suhtes, et las investeerivad siis rallisse. Kusjuures pull on see, et ma isegi ei kujuta ette, mis ralli võib välja nägema hakata, sest kui mõelda selle Katari ralli peale, mida käiakse sõitmas ikka, on ju, Östberg on käinud ja minu arust isegi Martin Sesks eelmine aasta käis, aga ei saanud startida terviselikel põhjustel. Ja Chris Meek ja siis see ralli on nagu jule veider ralli, sest seal ei ole nagu kradagi. Nad sõidadki põhimõtteliselt kohati nagu lihtsalt liiva sees, kus on mingid jäljed. Aga nagu see ei ole nagu MM-ralli tase, eks ju, et ei, ma isegi ei kujuta ette, et see oleks nagu Eesti meistrivõistluste tase, et see on mingi rahvaralli tase kuskil karjääris. Kohati, aga ma muidugi ei tea, kas terve ralli siin, aga ma olen näinud mingi katseid. Ja on küll, jah. Selliseid kohti seal on, et natuke vahel selline, et Männiku karjääri on pigid sellised nagu ATV-ga oleks keegi postid püsti pandud ja nüüd kutid, hakake siin sõitma. Ma loodan, et seal on ikka päris katseid ka, sest aga need on ainsad lõigud, mida ma olen näinud sellest Katari piirkonnas. Ütleme niimoodi, et ega Saudi-Araabias tuleb mingid päris katsed teha, aga teades Saudi-Araabiat, sest nad vajadusel raiuvad need kuskile mägedesse sisse või mis iganes. Nad ehitavad valmis. Kui me meenutame 300 kilomeetrit katseid ehitada on lebo. No samas... Urmo Aava suudab ehitada ka 30 kilomeetrit katseid silma pilgutamata. No aga kui pikk see seda ringrada seal F1-s nüüd oli, mis kui esimene kord sõideti, siis enam-vähem sõideti niimoodi, et värv kuivas seal, kui vormelid kohale jõudsid. Ei olnud veel tegelikult kõik rajetsed. Ei olegi hullu, need alustavad reedel või neljapäeval alustavad, siis viimased 100 kilomeetrit on veel buldooser peal, et pühapäeva õhtuks siis saavad pühapäevased katsed ka, pühapäeva hommikuks saavad pühapäevased katsed valmis. Jah, et viskavad kuskile sinna liiva alla graniiti, et see autod sisse ei upuks ära. Aga jaa, ma arvan, et sellise meeleoluka ja humoorika ja sellise võib-olla natuke terava torkega ongi siin hea aeg saada. Ei, alati peab terav olema, terav. Muidu ongi iga. Et meil on siin mitte väga palju tunnist enam puudu, et kes ikka see ongi jaksab... juba tund aega liiga palju. Kes ikka jaksab nii palju seda podcasti siin enam õhtul kuulata, et... Poole peal pandi kinni ära juba, kuulajaid on 2, meie ise. Eks see tihtipeale nii kipub olema jah, et kuulajad on need, kes ise teevad, et lihtsalt neid kuulajanumbreid üles saada. Aga oli väga meeldiv siin, Roland, sinuga rääkida ja eks siis tõesti reede ja laupäev ja pühapäev samamoodi me siin jutustame. Mõni päev äkki ikkagi ka natukene asjalikumat juttu. Vaata, neljapäev ongi päev, kus polegi midagi rääkida tegelikult. Ja, just täpselt, et kui hakkab juhtuma, siis me räägime ka tegelikult asjalikumat juttu, et Kindlasti homme me juba räägime milleskist asjalikust, ma luban. Ja, lubame ka seda, et adekvaatses seisus siia stuudiosse tuleme või siis, Roland paar korda meil siin saab telefoni otsas olema, aga jah, saate tegemist ei takista, aga nüüd on piisavalt jauratud. Naudime siis Soome rallit. Homme saab kindlasti olema põnev päev. Väga-väga raske on teha mingeid ennustusi, mis juhtuma hakkab, nii et ei hakkagi tegema. Eks ikka võiks teha neid top 3 ennustusi. Ma unustasin pendli koju, ma täna ei tee. Ja mul ka need kivikristallid kahjuks jäid autosse, et ei ole midagi teha. Natuke lähemal küll kontorile, aga mitte piisalt. Nii et kena õhtut, kellel siis tõesti mingid tarakaardid, pendlid, kivikristallid on, siis võite neid loopida ja visata ja saatke siis meile meili peale küsimusi ka, vastame siis ka nendele ja... Mis see meil on? Mis ta on? 6 käik, gmail. Ei ole, Delfi, Delfi. Delfi peaks olema, jah. Et saate kirjeldusse see läheb, nagu Gunnar ei jätnud memo meile. Ja ma tõesti jäsin ju esimest korda seda saadet teen, et homseks on see meil pähe õpitud, ma luban. Et nüüd on kõik. Kere õhtut. Tšau!